Mis sa arvad, kui ma ütlen sulle, et eelseisvad augusti varjutused ei võta sinult tegelikult mitte midagi ära? No ei võta jah, no, kuigi ei tunne võib-olla teine. Ja kujuta ette, et su elu ongi nagu mingisugune maja, eks ole, et varjutus ei ole mingi buldooser, mis tuleb ja lükkab selle seina tujult maha. See on hoopis nagu halastamatult ere prožektor, mis lülitub äkki sisse pimedas toas. Just, ja näitab sulle täpselt kätte need praod seal seintes või siis vundamendis. Jah, täpselt, needsamad praod, mida sa oled võib-olla aastaid juba lihtsalt üritanud teibiga sinna lappida. Tere tulemast meie kuu ülevaadet kuulama. Me räägime siin täna 2026. aasta augustikuu seisudest ja seda igale Zodiaagi märgile. See ei ole kohe kindlasti üks tavaline suve lõpukuu. No seda ta tõesti ei ole, et see selline tuled ja prožektori teema, et see on minu meelest väga täpne siin, et ma tihtilugu ju räägin sellest, kuidas täiskuu on nagu prožektor, mis pannakse põlema ja siis hakkad toas nägema, mis sul kus on. Et paljud inimesed tegelikult näevad varjutustes ju mingisugust sellist fataalsust, et midagi hirmsat ja karistatavat. Jah, nagu hull paanika alati, eks ole. No tegelikult on see ju lihtsalt selline paljastav aeg ja katki läheb ainult see, mis on enne juba katki olnud. Et kogu see illusioon aihtub ära, Jah, et see on justkui nagu reaalsuskontroll, eks ole. muidugi. Et meil on tõesti ees siin 2 olulist sündmust. 12. august on päikesevarjutus, 20 kraadi lõvis ja siis kuu lõpus tõmbab nii-öelda need lahtised otsad veel kokku meie kuuvarjutus, mis on siis 5 kraadi kalades. Okei, nii et mõlemad siis muudavad radikaalselt neid mängureegleid siin, jah? Ja see, kuidas me seda ise tajume, sõltub ju ikkagi sellest, millistele kohtadele, millistesse majadesse need meie sünnikaardil tulevad. Et igalühel on siin ikkagi oma teema. Jah, muidugi, et isiklik sünnikaart räägib ju alati palju enamat ja palju personaalsemalt kui üldised tõlgendused. Ja see on täiesti täitsa selge, aga täna me keskendume ühele seisule, mis aitab siis mõista seda fooni ja neid valdkondi, seda siis just ascendendi järgi ehk siis tõusumärgi järgi, mis on palju-palju isiklikum, kui on päikesemärgi prognoosid. Jah, see on hea point, et selleks on vaja ikkagi teada oma täpset sünnikellaaega, eks ole. Just, et kui sa seda tead, siis saad sa ka vaadata oma tõusumärki või ehk siis ascendendi märki. Ja kui seda ei tea, noh, siis tuleb kuulata lihtsalt oma päikesemärgi järgi. Kuule, aga tulles tagasi nüüd selle teema juurde, et siin on kohe üks päris suur aga, sa räägid, et see energia on lihtsalt paljastav, mitte karistav, eks ole. Just nii on. Aga inimese jaoks, kes seda hetkel läbi elab, näiteks kellel on karjäär kokku varisenud ja võib-olla suhe ootamatult lõppenud, leiab, et võib-olla tema jaoks on see täpselt nagu universumi isiklik kättemaks. No sellepärast, et emotsioon ei võrdu selle pikaajalise reaalsusega, et tegelikult see nii-öelda mehhanism seal varjutuse taga on seotud kuusõlmedega, mis on selline saatuslik natukene. Ehk siis asi on nagu arengus, mitte lõhkumises otseselt, jah? Just, et kuna varjutus tuleb meil nüüd lõunasõlmele, et vahel tuleb ta siis lõunasõlmele ja vahel tuleb ta põhjasõlmele, seekord tuleb ta lõunasõlmele, et lõunasõlm lihtsalt nii-öelda katkestab kõik need tegevused või sidemed või koostööd, mis ei lase sul enam edasi liikuda. Ja noh, see selline valu või mure või kurbus tekib tegelikult meie enda nii-öelda sellest kramplikust kinnihoidmisest. Me oleme seal minevikus nii kõvasti kinni. Et kui me suudaksime lahti lasta, noh, siis ei oleks see ka enam kannatus.
Nojah, et küsimus ei ole ju selles, mis sinuga juhtub, vaid selles, millest sa ise keeldud võib-olla lahti laskmast. Okei. Aga harutame need asjad nüüd lahti siis iga tõusumärgi jaoks eraldi ja kui sul on soov ikkagi oma kaarti ka lähemalt uurida ja oma tõusumärki näiteks teada saada, siis tule liitu meie kogukonnaga aadressil siis kogukond.astroloogiaabi.ee ja sealt leiad ka meie põhjaliku kuu ülevaate koos kuu parimate aegadega. Aga nüüd siis asume asja kallale ja kõigepealt meie jäära tõusumärgi esindajad augustikuu 2026. No see kuu on ausalt öeldes üsna intensiivne, on meil ju varjutuste aeg. Just, et see jagab siis selle suve lõpu selliseks 2 oluliseks faasiks. Täpselt. Ehk siis algus on selline mänguline, vaba, aga lõpp tõmbab siin päris karmilt vastutusele ja toob nähtavale asjad, mis on seni kuskil varjus olnud. Just, et see nii-öelda dünaamika teebki selle aja siis hästi põnevaks. See esimene pool ehitab üles sellist suurt vabaduse tunnet. Näiteks siin 6. augustil liigub jäära asendendi jaoks Veenus 7. majja kaaluda märki. Ja see tähendab ju harmooniat partnerluses, eks ole, et soovi kompromissi leida. Muidugi, et väga hea aeg tegelikult konfliktide lahendamiseks, aga juba 9. augustil tuleb Merkuur teie 5. majja ja lõvimärki. Ja lõvi on meil ju tulemärk, et sa tahad öelda, et suhtlus muutub äkki selliseks teatraalseks ja vabaks? Täpselt nii. See on väga selline mänguline ja loov aeg, nagu ikka, väike hoiatus ka, et see enesekindlus võib väga ruttu muutuda ka üleolevuseks, kui te ei pane tähele, kuidas te siis teistest võib-olla üle sõidate. Okei, no tasub meeles pidada. Aga see on tegelikult ju alles selline soojendus. Et teine selline oluline aeg on 12. august, nagu me juba rääkisime, tuleb siis päikese varjutus ja toimub see siis teie 5. majas, armsad jäärad. Vau, et täielik päikese varjutus 5. majas. No astroloogias on see siis uute ja pikkade tsüklite algus, eks ole, et siin romantika, loovus ja lapsed võib-olla mängus. Just, et see avab nii-öelda siis täiesti uue peatüki nendes samades teemades. Okei, aga mulle tundub siin natuke vastuoluline see pilt, et see on nagu uue õrna seemne istutamine mingisuguse sellise äikese tormi ajal või kuidas. Et see on pinge ju on meeletu selle päikesevarjutusega ja kui sa oled vallaline, kas sellise kosmilise tormi ajal on siis üldse tark pea ees romantikasse või suhtesse tormata, et ma ei tea, ja teha selliseid drastilisi otsuseid üldse? Just, et selle varjutuse aspektid ja selline energia on väga ettearvamatu. Kui teha praegu mingeid tormakaid suuri muudatusi, siis võib tõesti selline nii-öelda kogu protsess lühisesse minna. Nii et parem on ikkagi oodata. Jah, et tuleks lasta nendel teemadel pigem mõne kuu jooksul rahulikult olla ja selliselt orgaaniliselt nii-öelda edasi liikuda, lahti rulluda, mitte siis teha kohe päevadega kõik ära. Ja sa ikka ütled, et varjutuste ajal uusi algatusi teha ei ole vist kõige õigem, et ehk siis seal tormi käes me suuri otsuseid teha ei tohiks, aga samal ajal, kui väliselt on see võib-olla loomingu ja romantika sära õhus, hakkab vist kuskil mujal koduseinte vahel ka mingisugune pinge märkamatult kasvama, eks ole? Jaa, et siin 11. augustil liigub Marss teie 4. majja ja vähimärki, et tekib selline tohutu tegutsemise tahe, tahaks kodu korda teha, tahaks remonti alustada. No kodu korda teha kõlab hästi, aga Marss on ju ikkagi selline agressiooniplaneet ka, et kujuta ette, et see on nagu herilane, kes on tuppa kinni jäänud, et ta seal peksab meeleheitlikult vastu klaasi ja otsib väljapääsu.
kui sa seda energiat teadlikult kuskile füüsiliselt lahendada ei suuda, eks ole, et siis võib see üsnagi keevaline olla. Ja et noh, näiteks sellesse samasse remonti võib selle siis lahendada. Just, ja kui sa ei tee seda, siis herilane lihtsalt naelab esimese ette jääva lähikondluse pihta võib-olla. Jah, et selline oht tõesti on ja vähk juhib meie alateadvust ja ka meie emotsioone ja sealt tulevad ka esile siis võib-olla alateadlikud mustrid ja võivad tekitada tõesti seda, et me tülitseme oma pereliikmetega, eriti just siis sellised vaidlused mingisuguse omandi või territooriumi üle võivad siit tekkida. No siin tasub siis ikkagi ilmselt haamer kätte võtta ja pigem midagi kasulikku ära teha, kui et pereliikmetega vaielda. Just. Aga okei, see kodune pinge ja teatraalsus saavad ju mingi hetk otsa. Kuidas me siis sinna kuu teise sellesse karmimasse faasi jõuame? No see on augusti viimasel nädalal, päike läheb 23. ja Merkuur 25. augustil teie 6. majja Neitsi märki ja siin tuleb siis nii-öelda ego ära taskusse panna. Et siin läheb siis fookus nagu teiste teenimisele, detailidele ja üldse füüsilisele tervisele, eks ole? Kohustustele siis alistumine. Ja et illusioonid võivad siin puruneda ja igapäevane kord nii-öelda tuleb taastada. Ja see viib meid ka siis selle teise suure sündmuseni, mis on siis see kuu varjutus 28. august. Ja see tuleb siis 12. majas Kalades. Just. Et see tekitab siin pinge 6. ja 12. maja valdkondades ja toob siis päevavalgele võib-olla varjatuid tervisemuresid, ma ei tea, töökaaslastega seotud intriige ja igasugu muid selliseid saladusi. Oota, aga 12. maja toob töökohal esile siis intriigid ja mingid varjatud agendad. Kas parim kaitse on muutuda selliseks 6. maja võib-olla tuimaks käsutäitjaks siin? Et noh, teed pimesi oma tööd nagu robot või tuleks need ebamugavad piirid kohe karmilt paika panna? No see selline tuimus ei sobi siia mitte, et kui sa oled lihtsalt mingi käsutäitja, siis sa tegelikult võtad need teiste inimeste probleemid ja koormad ka iseendasse. Hakkad neid ka kandma. Hakkad ise nende jamasid siis klaarima, jah? Jah, muidugi. Et tegelikult on siin piiride seadmine kohe alguses väga vajalik, et mitte siis võtta enda kanda seda, mis ei ole tegelikult teie kanda. No väga hea, okei, aga siin on sulle, kallis kuulaja, üks mõte ka, mida endaga sellel kuul kaasas kanda. Kui sa pead kuu lõpus nende ootamatult paljastunud saladustega silmitsi seisma, kas on võimalik, et kogu see varjutuste poolt esile toodud kaos on tegelikult universumi meetod vabastada sind neist 6. maja igapäevastest kohustustest, mida sa poleks pidanud algusest peale kunagi kandmagi? Mõtle selle isikliku võib-olla piirangu peale. Kallid sõnnid, läheme kohe asja kallale. Milline siis tuleb sõnni tõusumärgiga kuulaja augustikuu sellel aastal? See kuu on ausalt öeldes üsna intensiivne varjutuste aeg. Just. Ja meie eesmärk on siis kaardistada sinu selle kuu peamised energeetilised muutused. Kujuta ette, et see august on sinu jaoks nagu mingi maja ehitamine. Nii, väga hea. On ju. Ja kuu esimeses pooles oled sa kuskil seal keldris ja kontrollid, kas vundament, see on sinu kodu ja 4. maja, kas need üldse peavad vastu. Ja siis kuu teises pooles sa tahad lihtsalt oma uut elutuba kaunistada ja 5. maja pidu nautida. Aga siis naabrid ja sõbrad sealt 11. majast tulevad pidevalt sulle ukse taha ja sinu isiklikku aega röövima. See kuu tõesti nii-öelda poolitab ära selle fookuse, et kõigepealt on see juured ja baas ja siis tuleb eneseväljendus ja vabadus. Just. Ja see keldris nii-öelda kaevamine, et see algab tegelikult kohe kuu alguses. 9. augustil läheb meil Merkuur Levi märki ja
toob siis mõtted selgelt minevikku ja koduteemadesse. okei. Ja mis veel olulisem, 12. augustil on meil päikesevarjutus. See tuleb siis 20 kraadi lõvis ja see ei ole mingisugune tavaline kuu loomine. Okei, no varjutused on ju need, mis toovad alati mingisuguseid sundolukordi, eks ole? Just, et need toovad tihtipeale kaasa selliseid olukordi nagu võib-olla siin ootamatu kolimine, mingisugused kiired vältimatud remondid või siis oluline kriitiline muutus näiteks pööresuhetes vanematega võib siin tulla. Vau, Et see varjutuste aeg lihtsalt sunnib meid väga ausalt otsa vaatama ja küsima iseendalt, et kas minu praegune nii-öelda see vundament või baas tegelikult ka kannab meid. vaata, kui see minevik pidevalt uksele koputab ja vanad teemad kerkivad üles, kas poleks targem see uks lihtsalt lukku keerata ja no edasi minna? Sest miks me peaksime laskma nendel vanadel mustritel oma olevikku dikteerida? No sa ei saa ju ust lukku keerata, kui sa oled ise keldris sees. Nojah, tõsi. Et kui sinu mõtted triivivad siin korduvalt minevikku, siis tegelikult võta seda kui vihjet, et mingi osa neist möödunud sündmustest tegelikult juhib sinu praegust käitumist. Ehk siis seose leidmine on siin hästi oluline. Just, et seose leidmine selle mineviku sündmuse ja tänase mure vahel ongi tõenäoliselt see võti, mis aitab sul praeguse probleemi tegelikult ära lahendada. Aga noh, see minevikus sobramine ei toimu ju kuskil vaakumis, et see kodu sisene pinge kandub tegelikult ju kohe üle meie igapäevastesse suhetesse, sest 6. augustil siseneb Veenus kaalude märki, mis on ju sinu 6. maja. Just. Ja see tähendab, et mingisugune mängulisus asendub siis vajadusega rääkida selgeks kõik need vaikivad kokkulepped. Jah, ja lisaks veel liigub siis 11. augustil Marss vähimärki ja siis sõnnide jaoks 3. majja. Ja see tõmbab siis igapäevatempo kohe lakke, eks ole? Just, et 3. maja Marss on väga selline terav, energia muudab teid oma ideede ja arvamustega peaaegu siis ideetseks ja iga eriarvamus, isegi mingi täiesti süütu kommentaar, et see tundub nagu selline isiklik rünnak. Nii et vaidlused naabrite ja sugulastega on väga kiired tulema. Jah, sest et sa astud seal kaitsesse isegi siis, kui keegi tegelikult ei ründa üldse. Ja samal ajal tahab see Veenus seal 6. majas illusioonidest loobumist ja reaalse maailmaga tegelemist. See kõlab täpselt nagu hetk, mil sa oled niigi kohutavas pinges, eks ole, astud kööki ja märkad elukaaslase vedelema jäetud kohvitassi. Noh, jah, selline klassika. Ja siis sellest tassist saabki ootamatult mingi 3. maailmasõda seal kodus, kuigi tegelikult oli hoopis asi rääkimata tunnetes, mida see Veenus nõuab, et selgeks räägitaks. Just, et ehk siis kohvitass on siin tegelikult lihtsalt see päästik. Tegelikult tõeline probleem on selles, et kes ja millist vastutust seal suhtes päriselt kannab. No see kõlab ikka väga kurnavalt, pärast sellist argipäeva sõjatandrit tahaks ju kuu teises pooles ometi natuke puhata ja lihtsalt elada. No ikka. Sest 23. augustil liigub Päike ja 25. Merkuur Neitsi märki ja see on sinu 5. maja ja fookusesse tulevad loovus, lapsed ja mingid uued armusuhted, aga siis... No siis tuleb varjutus. Just, 28. augustil on meil osaline kuu varjutus ja see saabub kalade märgis sinu 11. majas. Nii et sa üritad nagu seal oma vast remonditud elutoas nautida, aga keegi sealt 11. majast korraldab mingi jama ja näiteks tekitab sul esikusse uputuse. No nii on, et see selline klassikaline 5. ja 11. maja konflikt siis. Et sinu isiklik rõõm ja vabadus, mis on 5. maja ja on siis
põrkab kokku sõprade ja kollektiivide nõudmistega. Sina tahad aega veeta oma uue kaaslasega 5. majas, aga keegi tuttav vajab samal ajal hädasti sinu abi. Ja kalade varjutus toob vist Neptuuni ka mängu, eks ole? Et aktiveerib ja Neptuuni transiidi ja kuna Neptuuni energia kipub piire reaalsuse illusiooni vahel lahustama, siis see lisab selle siia olukorda natukene veel ka segadust. Et see on see koht, kus sa tahad meeleheitlikult aidata, paned silmad kinni selle tõsiasja ees, et sul tegelikult ei ole selle jaoks enam üldse ressurssi, siis see lihtsalt annab mingisuguseid tühje lubadusi. Aga oota, kuidas me siis saame öelda sõbrale ei, kes vajab abi, ilma et see 11. maja energia paneks meid tundma ennast kui maailma halvimat inimest? No jällegi, selle augusti võtmesõna on selged piirid. Et tuleb endaga aus olla selles osas, mida sa tegelikult pakkuda suudad. Kui sa ohverdad oma rõõmu kohusetundest, siis lõpuks oled sa ju väga kurnatud ja sa pead tegema ruumi nii oma vajadustele kui ka isiklikule rõõmule. Nii et ehita oma vundament tugevaks ja kaitse oma elutuba, jah? Aga ma tahan jätta sind täna ühe mõttega ka siin. Et kui kuskilt ilmuks praegu täiesti ootamatu kriis, mis tühistaks absoluutselt kõik sinu tänased plaanid ja kohustused, kes on tegelikult see inimene, kellele sa oma vabanenud aja panustaksid? Mitte see, kellega sa arvad, et sa peaksid seda tegema. Just, et see näitab kätte tegelikult sinu tõelised prioriteedid, keda sa sinna oma elutuppa päriselt sisse lased. No kujuta ette, et sa kihutad sportautoga 100-ga seal kiirtee peal ja siis tõmmatakse ootamatult käsipidurit, et kaksikute tõusumärgiga kuulaja jaoks on see 2026 aasta august täpselt selline ekstreemne sõit. Jaa, täpselt nii see on. See on kahe väga erineva kiiruse suunaga periood. Alguses nõuab energia sult maksimaalseid vaimseid pöördeid, aga see kurnab kuu lõpuks võib-olla nii ära, et peagi tuleb fookus sunnitult sissepoole pöörata. Hakkame kohe lahkama, mis seal kapoti all siis tegelikult toimub. Et see intensiivsus lööb kohe augusti alguses siin välja, et kui Merkuur 3. majja siseneb ja veidi hiljem on seal ka ju päiksevarjutus, kuna 3. maja tähistab astroloogias isikliku kommunikatsiooni ja lähikonda, siis see kõlab nagu korralik selline infotulv. Jah, seal on mega reaalne jõud taga, et päikesevarjutus 3. majas käivitab täiesti uue tsükli sinu igapäevases elukeskkonnas. See ei ole lihtsalt mingi lisanduv e-kiri või toob siis mingeid reaalseid füüsilisi sündmuseid ka kaasa. Ja et see võib olla selline aeg, kus sinu argielu on korralikult sassis, et ootamatult mingisugused torutööd sinu kodutänaval ja ühistu vaidleb ja naabritega tuleb kembelda ja süsteem nõuab uut korda ja asja teeb palju keerulisemaks see, et Marss kütab samal ajal 1. majas ka veel ahju. Marss ja see on ju puhas tuli ja agressioon ning esimene maja ju tähistab sinu füüsilist keha ka. Just. Jah, see on üsna ohtlik dünaamika siin. Tuli ja agressioon minu kehas, aga samas igapäevane suhtluskeskkond on ju täielikus kaoses. Ja see on täpselt selline tunne, nagu sinu ajus oleks korraga lahti 100 veebibrauseri vahelehte ja kõik mängivad erinevat muusikat. Jaa, no see ei ole sugugi mitte hea olukord. Kui mu kehas on selline maruline energia ja infomüra on laes, et kas ma peaks siis selle jõu suunama suurte otsuste tegemisse, et asi kuidagi lukku lüüa ja kontroll tagasi saada? No kindlasti oleks see suur viga, mida praegu teha, et mõtleme sellele brauseri analoogiale, et kui sul on 100 veebilehte lahti, siis uute tegevuste lisamine jooksutab selle süsteemi ju lihtsalt kokku, et infot tuleb praegu ainult koguda, mitte otsuseid langetada. Ahaa. Aga mis ma selle Marsi energiaga teen, et ta ju kõrvetab mind seespoolt? No seda füüsilist energiat peab kuhugi teadlikult maandama, et näiteks mingisuguse treeniga
et lähete trenni. Kui te seda ei tee, siis otsib see tuli väljapääsu füüsilisel tasandil ja võib tõesti kehas välja lüüa näiteks põletiku näol või ka ootamatu palaviku näol või midagi sellist, et ma pigem valiksin praegu mingisuguse, ma ei tea, pooleli jäänud vestluse või mingisuguse dokumendi ja hakkaks seda ära lahendama. Aga ülejäänud asjad? No ülejäänud lase lihtsalt olla. No see tegelikult seletabki päris hästi seda eesootavat läbipõlemise ohtu. Kogu see välise suhtluse virvarr on ilmselt kurnav, mis tähendab, et mingil hetkel peab see kihutamine ju lõppema. Fookus pöördubki kuu teises pooles ju sissepoole. Täpselt. Ja Merkuur ja Päike liiguvad mõlemad sinu 4. majja ja see sümboliseerib kodu, perekonda ja meie sisemist vundamenti. Kas see ongi nüüd see hetk, kus tõmmatakse seda käsipidurit ja hakatakse vanu psühholoogilisi mustreid lahkama? No põhimõtteliselt küll jah, et väline müra jääb ära, vaibub, et sa saaksid aru, kas sinu praegune kodune vundament üldse toetab sind. Aga siin on veel üks asi. Nii, milline? No Marss liikus juba 11. augustil teise majja, jääb sinna kogu kuu teiseks pooleks ja teine maja esindab isiklikke ressursse, väärtushinnanguid ja raha. Ja no Marss tahab instinktiivselt võidelda ja omandada. Tekib selline oht, et me hakkame oma isiklikku väärtust hindama ainult pangaarve või omandatud asjade järgi. Ehk siis meie aju tirib mind minevikku ja turvalise kodutunde poole, aga Marss karjub kõrva, et osta midagi uut. Et see kõlab nagu klassikaline retsept selliseks emotsionaalseks ostlemiseks, on ju. Kas ma olen siis ohus, et keeran lihtsalt uksed lukku ja otsin näiteks uuest kallist diivanist mingisugust emotsionaalset tuge? No tõenäoliselt võib see nii minna jah, väga tõenäoliselt, aga asjadesse lammerdumine ei anna tegelikult ju tegelikku turvatunnet, et selline tagasitõmbumine 4. majja on siin vajalik selleks, et sa saaksid päriselt hinnata oma emotsionaalseid vajadusi. Mitte neid uue mööbliga siis maskeerida, jah? Just, et sa pead selle sisemise tasakaalu üles leidma, sest see peidupaik ei jää kauaks puutumatuks, et välimine selline väline maailm hakkab jälle sekkuma. Nojah, ühel hetkel siis reaalsus murrab jälle sisse, et me jõuamegi nüüd kuu lõpu kokkupõrkeni nii-öelda, et 10. majas, mis valitseb ju karjääri ja ambitsioone, toimub osaline kuuvarjutus ja Päike on otse selle vastas 4. majas. See tõmbab käima sellise väga klassikalise ja valusa pinge, amet versus kodu. Et mõlemad karjuvad siin korraga tähelepanu järele. No jaa, et nagu ikka, varjutused toovad alati ju varjatud teemad päevavalgele ja väga tihti ka mingisuguse kulu või kaotuse vormis, nagu selleks needsamad ootamatud remondikulud kodus, millest me just rääkisime, või hoopis ootamatu sissetuleku vähenemine tööl. Et mida ka oodata ei tasu, on teiste inimeste koostöövalmidus. Ehk siis ma olen täiesti üksi selles kõiges. Jah, et sa pead ise tegelikult vastutuse võtma. Aga kuule, kui seis on nii terav ja ilmselgelt ei saa ma mõlemad sfääri korraga 100% rahuldada, No seda ei saa, jah. kas siis ei oleks lihtsalt targem pea liiva alla peita, tõmmata tekk üle pea ja lasta sel tormil üle minna? No ega varjutuse eest ei saa teki alla pugeda, et see leiab sind nagunii üles, et see on kõige halvem valik praegu. Et tuleb lihtsalt võtta ette konkreetseid mingisuguseid tööalaseid asju ja need külma närviga lõpuni teha. Okei. Et kui sa oled praegu hooletu ja loodad, et asjad lahenevad iseenesest, siis paned sa selles nii-öelda konkurentsiolukorras lihtsalt iseendale ju jala taha. Nii et me alustame kuud sellise 100 lahtise veebilehega, põleme infomürast natuke läbi, üritame seda ostlemisega ravida ja lõpuks peame ikkagi valima ühe tööakna ja selle lihtsalt ära tegema. Aga see kuuvarjutus karjäärimajas on ju kalade märgis, see lisab sinna ju veel ühe huvitava kihi, eks ole? Just, et kõige olulisem kiht, et kalade märgis mängib taustal
alati ju rolli Neptuun ja Neptuun on, nagu me teame, suur illusioonide looja, et see tähendab sulle kuu lõpuks ühe väga olulise küsimuse seedimiseks. Millise küsimuse? No kas see, kus sa tunned töö ja kodu vahel praegu kõige suuremat pinget, on see probleem tegelikult, kas see on üldse reaalne? Või äkki oled jäänud uskuma mingisugust tööalast lubaduste edutamist või projekti, millel pole kunagi reaalset katet olnudki? Neptuun jah, tõesti võib meid panna nägema seda, mida me näha väga ise tahame. No just, nii et tuleb hoida ootused väga ausad, tuleb viia alustatud asjad lõpuni, vaadata, mis pärast selle augustitormi vaibumist päriselt püsti jääb. No kujuta ette, et sa püüad teha oma elus massiivset finantsilist suurpuhastust, aga tunned ennast samal ajal nagu prooviksid kuskil vee all joosta, milline tuleb siis vähitõusumärgiga kuulaja augustikuu 2026. Just, august on ju massiivne, see 2. ja 3. maja rõhk, mis sealt vastu vaatab, on tõesti plahvatuslik. See on siin oluline ja, et kuna me oleme vaiutuste hooajas, siis need ei ole mingisugused sellised mööduvad emotsioonid või hetketujud, et siit käivituvad sellised pikad, reaalsed aastaid kestvad tsüklid teie elus. Okei, aga hakkame siis kohe sellest kõigest materiaalsemast osast pihta. Sinu rahakott. 12. augustil lajatab täielik päikesevarjutus lõvis otse sinu 2. majja ehk su rahamajja. Ja see toob fookusesse koheselt teie sissetulekud, eelarved ja säästud. Aga 2. maja on ju teljel seotud ka 8. majaga ehk siis partneri finantsidega. Just, ehk siis lauale võivad tulla ka partneri laenud, kindlustused või mingisugused ühised finantskohustused. See on siis nagu tõeline finantsilise kapi suur puhastus. Et sa pead vana lihtsalt välja viskama ja vaatama, kas mingid asjad või püsitellimused üldse teenivad sind või oled sa muutunud oma asjade orjaks. Just. Et päiksevarjutus tahabki sageli vana süsteemi täielikku ümberhindamist, aga siin on veel üks suur aga. Sealsamas majas liigub ka Merkuur. Mis tähendab ju halastamatut arvutamist, eks ole? Just, et Merkuuri sealolek teeb arvutamise ja ka läbirääkimised kõige olulisemaks teemaks. Sa ei saa lihtsalt emotsionaalselt otsustada, et ma nüüd säästan, vaid pead reaalselt numbreid siin ritta seadma. Ehk siis tabeli lahti ja senthaaval üle vaatama, jah? Just, aga selleks, et neid finantsotsuseid teha ja oma väärtuste eest seista, on sul vaja energiat ja vaatame nüüd, kus sinu energia kuu alguses on. No see on täielik katsumus, sest kuni 11. augustini on Marss sinu 12. majas ju. Ja, et see on sisuliselt selline psühholoogiline miiniväli, et see toob üles kõik need alateadlikud mustrid, varjatud vastased ja no ka sellise enesesalgamise. Ja see ongi see, nagu sa ütlesid, vee all jooksmise tunne, et sa meeletult pingutad, aga edasi ei liigu ja samas kuidagi ärritad täiesti märkamatult teisi enda ümber. Just, ja see energia suunatakse sissepoole ja kui me lisame siia veel väikse fakti, et Veenus on samal ajal 4. majas, siis mis sa tahad teha? Sa tahad kodurahu, sa tahad diivanil istuda ja võib-olla ka stressist üle süüa. Jah, tahaks lihtsalt külmkapi tühjaks teha ja peitu pugeda. Just. Ehk siis kuu alguses tegutse pigem üksi, tee taustatööd ja pärast 11. augustit. Oota, aga Marss ju liigub 1. majja ja otse vähimärki. Just, et see on see selline energiakoht. Et selline tunne, et nüüd tuleb energiat ja ma astusin kuskilt pimedusest valgusesse ja mulle tekib selline tohutu iseseisvuse ja vajadus oma õiguste eest seista, selline tunne. Vau, ehk siis pinge kaob ja sul tekib tunne, et sa võid reaalselt lausa mägesid liigutada. Just, see täpselt nii. Aga siin me jõuamegi augusti kõige olulisema kohani. Kui sul on nüüd jõud tagasi, siis muutub väga oluliseks see, kuidas sa teistega suhtled. Jaa, sest kuu teises pooles kolivad Päike ja Merkuur sinu 3. majja. Elutempu läheb ülikiireks, igapäevast juttu ja suhtlust on tohutult palju. Ja 28. august tuleb meil osaline kuuvarjutus kalades.
ja seda siis sinu 9. majas, ehk siis seal tekib jälle pinge. Jah, see on väga suur pinge, see on konflikt selle nii-öelda igapäevase 3. maja jutu ja 9. maja teemade vahel, mis on globaalsus, ehk siis dokumendid, juriidika, kuskilt kaugemalt tulnud uudised. Oota, aga kui mul on nüüd see aktiivne suhtlusmaja ja 1. maja Marsi energia, kas ma siis ei peaks just praegu kõigile valjuhäälselt ja otsekoheselt ütlema, mida ma plaanin? Ei, see oleks kõige halvem asi, mida sa praegu teha saaksid. Päriselt? Jah, sest et see varjutus tuleb ju Neptuuniga aspekti, ehk siis Neptuuni mõju on siin ja see planeet toob kaasa igasugust udu, illusioone ja palju arusaamatusi. Ehk siis piirid on hägused ja suuri lubadusi ei tohi üldse anda, jah? Just, et sinu öeldut võidakse siis täiesti valesti tõlgendada. Sinu ülesanne on praegu kogu see info lihtsalt vastu võtta, aga ära suru asju lõpplahendusteni. Okei, no see teeb asja vähe selgemaks tõesti. Augusti valem on tegelikult väga lihtne. Hoia oma rahaasjad korras, hoia oma keel hammaste taga, luba vähem ja kirjuta asju üles täpsemalt. Just, et selline strateegiline vaikus on praegu ilmselt kõige parem. Jätamegi su täna siis mõtlema ühe küsimuse üle, et kui iga sinu välja öeldud lause võiks sel kuul muutuda juriidiliselt siduvaks lepinguks, siis kellele sa täna oma tõelisi plaane üldse paljastada julgeksid? Mõtle sellele, enne kui räägid. Mis tunne sul tekiks, kui keegi lükkaks sind eredalt valgustatud lavale ja siis järsku käsiks sul kohe keldrisse varjuda? No see on päris kehva stsenaarium. Just, aga sellisesse olukorda võivad lõvi tõusumärgiga inimesed sellel kuul tõesti sattuda. See tundub tõesti pöörane olukord, kui sa pead korraga särama ja ka varju tõmbuma. No nagu selline korralik köievedu, et me räägime kuu keskpaigast, 12. augustist, kui 1. majas toimub teil siis täielik päikesevarjutus. Ja 1. maja on ju sisuliselt sinu visiitkaart, see valitseb keha, minapilti, eks ole? Just, et see on elujõud. Kui päike ja varjutus sinna satuvad, siis on ilmselt meeletu energialaeng, et see ei ole mingi selline emotsioon, mis mööda läheb, vaid pigem mingisugune sündmus, mis annab tooni tervele järgnevale aastale. Ja see lausa sunnib sind oma plaane ja isegi välimust võib-olla uuendama. Aga kui mul on korraga nii palju energiat ja sära, kas ma ei peaks seda siis ka teistele jagama? Ma peaks ju justkui kõigi jaoks olemas olema. Kindlasti mitte, et sa ei saa ehitada maja ju enne, kui sa ei ole valanud tugevat vundamenti. Sinu esimene kohustus praegu on ikkagi seista iseenda eest, enda vajaduste eitamine mingisuguse vale kohusetunde nimel, see lihtsalt kurnab teid väga tõsiselt ära. Ehk siis puhas enesehooldus on praegu fookuses. Just täpselt. Ja kuna teemaks on 1. majaga seotud elujõud, siis iga ignoreeritud tervisehäda või liigne hull julgus näiteks liikluses võib praegu väga kiiresti kätte maksta, et energia teeb küll jõuliseks, aga samas potentsiaalselt ka nii-öelda pimedaks ohutuse osas. Vau, no see toobki meid nüüd selle keldrisse pugemise osa juurde. Varjutus lükkab su rambi valgusesse, aga päev varem 11. liigub Marss 12. majja. Just, et sealt tegelikult tekibki suur konflikt. Sest kui mul on 1. maja meeletu energia, miks ma ei võiks lihtsalt näiteks tuima jõuga selle Marsi madalseisust läbi murda? Sellepärast, et 12. maja esindab kõike seda, mis on alateadlik ja varjatud ja Marss on sõdalane ja kui sa paned sõdalasse või pimedasse keldrisse ja käsid tal seal vehkima hakata, no siis ta ilmselt lõhub kõik su veetorud ära. Ehk siis mingit reaalset kasu sellest rahmeldamisest tegelikult ei sünni. No täpselt, et psühholoogiliselt juhtub see, et kui sa üritad seda uut energiat kasutada agressiivseks kehtestamiseks, siis inimesed ei hakka sinuga lihtsalt vaidlema. Sa käivitad sellega alateadliku vastupanu. Varjatud vastased, eks ole, et need on need, kes vaikselt saboteerivad meid. Just, sest et su jõuline lähenemine tundub neile suure ohuna. Nii et puhta ego pinnalt siis punnitamine teeb minust praegu lihtsalt elevandi portselanipoes. Kuidas me siis selle sisemise frustratsiooni maha laeme?
no õnneks on Veenus teie 3. majas, see esindab vahetut ümbruskonda, igapäevast suhtlust, see tasakaalustab neid pingeid päris hästi. Nii et pigem märkame ilu naabrite ja sõprade seas ja teeme sellist vaikset taustatööd. Just, et tegutsege üksi, paku teistele tuge, aga ära nõua endale mingisugust fännklubi. Et kogu see psühholoogiline köievedu kõlab muidugi jah, hästi kurnavalt. Ma pole üldse üllatunud, kui kuu teises pooles tekib tahtmine tegeleda millegi väga käegakatsutavaga. Alates 23. augustist liigub Päike ja 25. augustist Merkuur sinu teise majja. Jah, et teine maja on otseselt isiklikud väärtused, meie raha, turvatunne ja Merkuur paneb meid seal väga põhjalikult arvutama ja iga tehingu detaili ette läbi mõtlema. No see peaks ju meile tohutu eelise andma, eriti kuu lõpus, kui teiste inimeste rahad mängu tulevad. Jah, põhjalik plaan on üks asi, aga vajutus toob mängu ka need numbrid, mida sa ei ole arvutanud, et 28. august on meil kuu varjutus 8. majas. Ja see 8. maja on siis maksud, võlad ja ühised rahad. Täpselt. See teise ja 8. maja telg tekitab praegu siin otsese kokkupõrke minu raha ja meie finantskohustuste vahel. Et ootamatud kulud on siin väga kerged tekkima. No see klassikaline hetk, kus sa vaatad pangakontot, tunned uhkust ja siis kukub postkasti mingisugune täiesti absurdne ja ootamatu arve. Jah, et varjutus toob 8. majas esile just need rahalised pimedad nii-öelda nurgad, et nii et suurim viga praegu on usaldada pimesi ainult oma enda arvutust ja allkirjastada võib-olla mingeid ka suuri ostulepinguid. Sest varjatud kulud jäävad lihtsalt esimese hooga märkamata meil, eks ole. Just. Et praegu on aeg oma vara hoida ja suuri riske vältida. No me alustasime pildiga sellest valgustatud lavast ja keldrist, eks ole. Et kuu alguse varjutus annab võimaluse siis laval täiesti uut minapilti näidata ja luua, aga mõtle korraks sellele, mis siis, kui need kuu lõpu ootamatud kohustused 8. majas ei ole lihtsalt halb õnn. Mis sa sellega mõtled? No ehk on see universumi viis testida, kas sinu särav uus mina on päriselt nii tugev, et peab vastu ka kõige agiilsematele pingetele. Kui arved vajavad maksmist ja illusioonid purunevad, eks ole, et kas see uus roll siis jääb püsima või oli see lihtsalt kostüüm? Kuule, kujuta ette olukorda, kus sa tahad ust lahti lüüa ja otse uude ellu astuda, aga see uks on lihtsalt raami sisse kinni kiilunud. See augusti ülevaade on just sinule, Neitsi tõusumärgiga kuulaja. Ja no see pilt on päris äärmuslik siin. Ja, et see on otse kui selline 2 erinevaks pooleks tehtud see kuu. Et esmalt tuleb nagu halastamatult kõik vana ja varjatud lahti lasta. Muidu ei teki sellele uuele stardile üldse füüsilist ega vaimset ruumi. Ja see lõhenemine on selle kuu dünaamikaks ikka väga selge. Jah, sest kuu esimeses pooles tõmmatakse sind sinna 12. maia, mis on see alateadvuse ja taandumise tsoon, eks ole. Just, see on selline aeg, kus asjad toimuvad kulisside taga ja siis peaaegu ootamatult visatakse sind kuu teises pooles otse 1. maia ehk siis isiklikku uude aastasse. Et see on see sinu uue minapildi fookus. No see 12. maja faas kõlab põhimõtteliselt nagu vana korteri koristamine enne uude kolimist. Hakkad kaste pakkima ja kapist kukuvad välja asjad, mida sa sinna kunagi meelega peitsid. Jah, et 12. august on sealsamas majast ka täielik päiksevarjutus, mis toimib nagu hiiglaslik prožektor. See suunatakse sinu sisemaailma kõige pimedamatesse nurkadesse ja sinna liigub ka Merkuur. Ehk siis kogu analüütiline mõtlemine läheb kuidagi sissepoole. Ja see energia lausa tahab, et sa pööraksid tähelepanu ka tervisele. Ja ma ei mõtle siin ainult füüsilist sellist arstlikku kontrolli, vaid ka kindlasti sellist vaimset hügieeni. Ehk siis tuleb vaadata, millega sa oma keha ja meelt tegelikult toidad.
aga mul tekib siin kohe üks tõsine praktiline küsimus, et kuidas ma seda varjude tööd teen, kui minu igapäevaelu ei saa ju seisma jääda. Ma pean ju ikkagi kontoris käima ja arveid maksma. Mis saab siis, kui ma lihtsalt ignoreerin seda ja Lükkad jama voodi alla või vaiba alla. Et no selline vältimine on praegu väga vale, et alateadvus ei allu ju käskudele, et jäänud vait. Et kui sa püüad praegu saladusi hoida, hakkavad need elama täiesti oma elu. et lükkavad end pinnale mingite passiiv-agressiivsete reaktsioonide kaudu näiteks. Jah, või siis seletamatute pingete kaudu näiteks suhetes ja lõpuks õõnestab see lihtsalt usaldust, sest et inimesed tajuvad, et see, mida sa räägid, ei lange üldse kokku sellega, mida sa tegelikult nii-öelda välja kiirgad. Okei. Aga füüsilisest maailmast rääkides, kuidas me seletame Veenuse liikumist teise majja kuu alguses? Mulle tundub, et siin on väike lõks varitsemas. Jah, et Veenus otsib naudingut ja toob muidugi edu läbirääkimistel, avab nii-öelda uusi rahakanaleid, aga ta paisutab sinu soove kõvasti üle sellega, mida eelarve kannatab. Et tekib selline vastupandamatu vajadus osta näiteks kunsti või luksust või magusat. Okei, noh, sa nagu arvad, et see on jube hea investeering, aga tegelikult on lihtsalt emotsiooni ajal tehtud kulutus. Ja samal ajal on karjääris ka mingi pööre, et Marss on ju kuu alguses 10. majas, kui sa tahad olla nagu boss. Jah, ja sa võid autoriteetidega minna siin ikka korralikult pahuksisse ja karvupidi kokku. Ja siis alates 11. august liigub Marss meeskonnatöö majja ja sealt tuleb siis selline võib-olla loogiline sild, et sa ei saa oma tahet enam toore jõuga läbi suruda. Ehk siis sa pead isikliku ambitsiooni meeskonna huvidega kuidagi kombineerima siin. Ja et sa pead selle dünaamika selgeks õppima, et olla valmis hetkeks, mil päikene läheb teie esimesse majja. Nii, ja see viibki meid otse sinna plahvatusliku kuu lõpu poole. 23. augustil siis liigub päike sinu esimesse majja, 2 päeva hiljem ka Merkuur. Sisekaemus on täiesti läbi ja energia on korraga väljapoole suunatud. Just, et siin tuleb see elujõud tagasi ja see on ka kõikidele Neitsi päikesega kuulajatele teie isiklik uue aasta algus siin ja palju-palju õnne teile kõigile. Aga siin astub mängu ka kuuvarjutus, mis on meil 28. august ja teie 7. majas ja 7. maja on ju sellise esimese maja peegelpilt. Et sina versus teised. Just, et see telg seab otseselt vastamisi sinu äsja leitud isikliku hoo ja kellegi teise ootused. Olgu selleks siis partner või siis kõige lähedasemad liitlased. No vot, see kõlab nagu olukord, kus sul on masinas 2 hammasratast, sina oled täistuuridel kihutamas, aga partner on teises rütmis ja kui sa proovid neid rattaid toore jõuga kokku suruda, lendavad nad lihtsalt tükkideks. Jah, et see konflikt on jah siin siis paratamatu, et partner võib tajuda teie uut energiat ohuna ja püüda seda siis intuitiivselt nii-öelda maha tõmmata, et see ei ole ilmtingimata pahatahtlik. Aga see on päris keeruline moment, eks ole? On, sellepärast on väga oluline vältida suuri siduvaid otsuseid suhetes ja olla mentaalselt valmis tegema ruumi ka teise inimese tempole, et ei tasu siin siis kiirustada. Okei, no tõmbame selle kõik nüüd lühidalt kokku. August nõuab sinult 2 asja. Tee kohe korda oma tervis ja lahenda mineviku siis varjud. Muidu teevad nad seda ise sinu kahjuks. Ja suhted loomulikult. Jah, et suured elu muutvad otsused tuleks lükata rahuliku südamega septembrisse. Luba sellel ettevalmistusel teha oma töö, et uus energia saaks siis sellele tulevasele vundamendile toetuda. Nii et veidi kannatust. Aga kuulajale on siin ka üks mõte, mille kallal võib-olla pureda, et kuna August mängib nii tugevalt varjatu ja nähtava piiril, siis küsi endalt, kuidas sa eristad praegu seda, mida sa arvad end maailmana väljendavalt sellest signaalist, mida sinu alateadvus tegelikult välja saadab.
kui sa pole sellele vastanud, ei pruugi see kinni kiilunud uks veel niipea avaneda. Kujuta ette olukorda. Sa oled sotsiaalselt absoluutses tipus. Lahendad oma isikliku šarmiga iga viimase konflikti, aga samas su keha lihtsalt karjub, et sa tõmbaksid hädapidurit. Ja see on väga oluline ja ekstreemne kontrast. On, eks ole. Vaatame nüüd, mida augustikuu toob kaalude tõusumärgiga kuulajale. Me vaatame, kuidas algav sotsiaalne plahvatus viib sind paratamatult selleni, kus sa pead karmilt omaenda aega ja tervist kaitsma. Ja see augusti energia on väga-väga intensiivne sellel aastal, sest et me ei räägi siin lihtsalt eraldiseisvatest sündmustest, see on nagu mingi dominoefekt siin. Kõik saab alguse sotsiaalsest puhastusest ja siis nõuab samm-sammult selleni välja, et su füüsiline keha lausa nõuab piiride seadmist. Täpselt. Ja see esimene dominokivi langeb ju juba 12. augustil, eks ole? Jah, et 12. august, kui meil on lõvi päikesevarjutus ja see tuleb teie 11. majja ja päikesevarjutused on meil nagu mingid sellised kosmilised lülitid. Et nad lülitavad siis mingi vana asja välja, on ju? Ja, et pimendavad vana ja ikka selleks, et uuele ruumi teha ja kuna see lõvi energia tahab puhast autentsust ja 11. maja juhib sõpruskonda ja tuleviku missioone, siis iga suhe, mis teid enam ei teeni, see lihtsalt võib katkeda. Et lausa puhastab platsi ära. Jah, aga siin on veel üks nüanss juures, et sind ennast valitsev planeet Veenus liigub samal ajal 1. majja. Et sa oled siis praegu nagu mingi selline tohutu magnet. Aga siin on nagu selline täielik paradoks, et kui Veenuse magnetism töötab varjutusele vastu, sest sa meelitad kõiki ligi, kuidas sa siis lased lahti neist, kes su energiat kurnavad? No see ongi selline kõige olulisem koht siin, sellepärast et Veenus annab sulle sellise tõelise diplomaatilise supervõime, et inimesed lihtsalt tahavad sinu läheduses olla. Ja sa oled nagu kõigiga sõber. Just, aga varjutuse selline mehaanika seal 11. majas on väga halastamatu, et see küsib sinult otse. Kas sa särad omaenda valguses või sa oled lihtsalt kellegi teise ootuste peegeldus? Et küsimus ongi selles grupi mentaliteedist vabanemises. Ehk siis, kas sa lased end teistel ära kasutada või mitte? Just. Et kui sinu eesmärgid on siin pimesi sõpruskonnalt üle võetud, siis sinu Veenuse šarmikus teeb sinust lihtsalt sellise mugava tööriista teistele. Et sa pead endalt väga teadlikult küsima, et miks ma teatud inimesi või ka ambitsioone oma ellu üldse tõmban. No see sotsiaalne puhastus annab tegelikult päris ootamatu tõuke hoopis teises valdkonnas. Jah, karjääris. Just, sest kui me liigume edasi karjääriareenile, siis Marss liigub 11. augustil sinu 10. majja. Ja Marss on ju puhas sõja ja läbimurdmise energia. Ja 10. maja on autoriteedid, ülemused ja avalik kuvand. Just. Et kuidas saab üks tasakaalu ja rahu armastav kaalude esindaja sellise toore jõuga siis hakkama, ilma et ta ülemustega tülli läheks näiteks? No väga õige küsimus, sellepärast et Marss seal 10. majas tekitab tugeva vastumeelsuse teiste käskudele allumise suhtes. Et ma tahan ise otsustada ja juhtida ja ülemused võivad seda intensiivsust tajuda ka ohuna oma positsioonile. No see on lausa katastroofi retsept meil siin ju. Võib-olla, aga tegelikult see asetus nõuab siin energia väga tarka suunamist. Mõtle sellest nagu judost. Nagu judost? Et sa ei lähe ju toore jõuga vastasele peale. Sa kasutad tema enda raskust ja ka liikumist. Et kui sa suudad siduda oma ambitsiooni autoriteetide eesmärkidega ja näidata, et sinu läbimurre on otseselt ka nende edu, siis sa ju neutraliseerid selle ohu. Et sa teed neist hoopis oma toetajad, jah? Just, et sa ei sõdi nendega, sa töötad nendega koos. Nii et sa kasutad Marsi energiat oma positsiooni kindlustamiseks, aga tead,
See pidev fassaadi hoidmine ja teiste egodega žongleerimine ilmselt väsitab lõpuks ikkagi täitsa ära ka. Jah, et see võtab tõesti väga palju energiat. Ja siit tulebki vist see paratamatu tagasilöök. Kuu teises pooles liiguvad nii Päike kui ka Merkuur 12. maia, ehk siis varjatud teemade ja alateadvuse sektorisse. Kaaludel on ju tihti kiusatus rahu nimel asju alla suruda. Jah, et see on nende nõrk koht tõesti. Kas pole mitte nii, et 12. majas on asjade vaka all hoidmine nagu mingi tehnilise võla kogumine, näiteks nagu tarkvaraarenduses? Sa peidad vead ära, süsteem tundub töötavat, aga kriitilisel hetkel jookseb kõik kokku. No täpselt nii see toimibki, et Päike valgustab, Merkuur analüüsib, kui nad sisenevad teie alateadvuse sfääri, nõuavad nad absoluutset ausust. Iga allasurutud konflikt ongi selle tehniline võlg. Ja kui sa teeskled, siis see töötab tegelikult sinu enda vastu. Ja, sest et see õõnestab usaldust sinu ja teiste vahel. Et inimesed tajuvad intuitiivselt ära, et seal fassaadi taga on midagi valesti, et süsteem ei pea vastu, kui sa seda puntrat ausalt lahti ei haruta. Ja see viibki meid kõige kriitilisema punktini. 28. augustil toimub osaline kuuharjutus sinu 6. majas. 6. maja on ju argirutiin ja otseselt sinu füüsiline tervis. Ja see asub täpselt sinu 12. maja vastas. Ja see tähendab siis, et kõik, mis jääb vaimselt lahendamata, manifesteerub nüüd füüsiliselt. Jah, paratamatult küll, et 6. ja 12. maja telg reguleeribki otseselt keha ja vaimu tasakaalu, et kuuvarjutus toob need varjatud pinged seal töökohal väga hästi pinnale. Ja tõenäoliselt proovitakse kellegi teise kohustusi sujuvalt ka sinu kaela lükata siin. Ja seda ei tohiks tegelikult üldse lubada. Ei, kindlasti mitte, et igasugune füüsiline ja vaimne ülevinge on praegu väga-väga ohtlik, et teie füüsiline keha on väga tundlik ja tuleks olla väga ettevaatlik ka näiteks kemikaalide, ravimite või mingisuguste tundmatute ainetega. Nii et energiat ei tohiks tegelikult raisata, jah? Ei tohiks ja varjutuse energia sunnib tegelikult siin ka seda piiri tõmbama, et see on lihtsalt selline õppetund siin õppida ütlema selgelt ei, enne kui teie enda keha seda teie eest teeb. No see on päris karm, aga siiski vajalik tõde. Jätamegi sulle tänaseks siia ühe mõtte, mida endaga kaasas kanda. Kui sa avastad end lähinädalatel olukorras, kus sa ei suuda teiste koormatele ei öelda, siis küsi endalt, kas sa ohverdad kellegi teise ajutise mugavuse nimel kogu süsteemi sellise kõige kriitilisema komponendi ehk oma enda tervise, ilma milleta ei ole mitte ühelgi su eesmärgil enam vähimatki tähtsust. No kujuta ette, et sa oled 10 aastat ehitanud endale täiuslikku maja. Vundament on valatud, seinad on püsti ja siis tuleb maavärin, mis nihutab kogu su maja 2 meetrit eemale. No jah, maja on terve küll, aga asukoht on muutunud. No just. Ja see on nagu päris täpne kirjeldus sellele, mida august 2026 toob Skorpioni tõusumärgi esindajatele. Et see august ei ole kindlasti mingisugune selline rahulik kulgemine, et täielikud murrangud on fookuses, eriti just karjääris ja võib-olla ka südameasjades. Et vaatamegi kohe, kuidas need seisud siis töötavad. Läheme kuu kõige suurema paugu juurde 12. august, täielik päikesevarjutus lõvis, mis langeb otse sinu 10. maia. Jep, see on väga-väga oluline. Ja ma tean, et varjutused on alati olulised, aga miks just see sündmus ametialased teemad terveks aastaks täiesti pea peale pööravad? No sellepärast, et 10. maja esindab teie karjääri, teie mainet ja elutööd. Okei. Ja päikesevarjutus seal ei ole lihtsalt mingisugune selline natukene intensiivsem täiskuu. Et see on selline suur ümberkorraldus ja reset. Vau, lausa reset, jah? Just. Et kui see on 10. majas, siis vanad struktuurid hakkavad paratamatult murenema ja see võib tähendada näiteks ootamatut edutamist, täiesti uut suunda või hoopis sellist sisemist äratundmist, et sa pead praegusest töökohast lihtsalt lahkuma. No see kõlab natuke nii, nagu keegi tõmbaks malelaua alt ära ja sa pead neid õhus liikuvaid nuppe siis kinni püüdma. Täpselt nii ongi. Aga kas me oleme siin
lihtsalt mingid juhuse ohvrid või annab seda kaost kuidagi juhtida ka, et siin on ju mängus ka Merkuur, eks ole? ja ei, me ei ole mingid ohvrid, et Merkuur on suhtluse ja planeerimise planeet, et tema toetusel on teil praegu väga hea võimalus näiteks ülemustega läbi rääkida ja tulevikku täiesti uutmoodi kujundada. Nii et varjutusenergia toob asjad lihtsalt nähtavale. Just, et varjutus toob nähtavale ja kui te suudate olla väga ausad ja hinnata, mis on teie tegelikult tugevused ja kust jookseb teie piir, siis varjutus on nagu mingi selline suur laine, mis kannab teid edasi ja illusioonide jaoks ja enesepettuseks lihtsalt enam ei ole ruumi. Aga vaata, mis juhtub edasi, kui karjääris on selline maavärin nii-öelda, siis tavaliselt hakkab ju ka rahakott seal tunda andma, et kuu alguses liigub Marss sinu 8. majas. jah, et see on natukene keeruline. Marss on ju sõja ja tegutsemise planeet, eks ole. Mis juhtub, kui me paneme ta sinna majja, mis vastutab ühiste ressursside ja laenude eest? No see on sisuliselt sama, mis visata põlevtikk ühisele pangakontole. Noh, kujutan ette, et see ei lõpe sugugi mitte hästi. No ei lõpe, 8. maja on seotud teiste inimeste rahaga, näiteks abikaasa sissetulekud või ka pangalaenud ja Marsi energia seal toob vältimatult kaasa ka vaidluseid selle üle, kuidas neid piiratud vahendeid üldsegi kasutada. Ehk siis uue laenu taotlemiseks vist kõige parem aeg praegu ei ole. No ilmselt küll jah, et üldse sellisteks suurteks finantsriskideks ei ole see hea aeg. Aga, ja justkui sellest veel vähe oleks, seesama sõjakas Marss liigub meil 11. augustil edasi sinu 9. majja ja see on meie maailmavaatesektor. Siin uskumuste maja. Kas see tähendab siis, et pärast mingeid rahavaidlusi hakkad sa iga hinna eest oma isiklikku filosoofiat kaitsma, nagu oleks see mingi vallutamatu kindlus? No see on jah, siin üks ohukoht. Inimesed kipuvad praegu või selliste seisudega oma seda minapilti ja uskumusi siis samastama. Et kui keegi on eriarvamusel, siis tajud teda kui ründajat. Jah, et sa võid kulutada siin meeletult energiat mingitele tühjadele vaidlustele. Tark on see tuline energia suunata hoopis uute kogemuste hankimisse, näiteks mingi reisile või õppige midagi uut. Aga siin on üks suur vastuolu ka ju, et samal ajal liigub Veenus 12. majja, mis on varjatud asjade alateadvuse sektor. Aga Veenus tähistab ju armastust, eks ole? Ja armastust ja väärtusi ja. Kas see siis ei nõua meilt hoopis tegelikult sellist omakasu püüdmatust, et kuidas ma lähen siis hommikul sõtta ja oma uskumuste eest seisma ja õhtul olen siis täiesti isetu abistaja? No see võib-olla ongi see augustikuu paradoks, et 12. maja Veenus palub sul aidata teisi nii, et sa ei oota vastu mingisugust aplausi või medalit. Lihtsalt annad ja kõik. Jah, sa pead olema toeks, aga seal on ka üks väike aga, et kriitiline piir jookseb seal, kus sa hakkad märtriks. Ehk ei ohverda ennast lihtsalt selleks, et tunda end vajalikuna. Täpselt, et sa aitad, aga ei kaota ennast sinna ise ennast ära. No selge. Ja see viibki meid kuu teise poolde. Pärast kõiki neid isiklikke ja rahalisi draamasid liiguvad Päike ja Merkuur 11. maija. Soolomängu aeg saab läbi vist. Ja, et 11. maja on jah, gruppide, sõprade ja meeskonnatöö valdkond ja sa pead hakkama saama siin siis sellega, et sa kohaned teistega. Okei, ja need meeskonnakohustused võtavad siis fookuse. Mis siis juhtub 28. No 28. augustil on meil kuuvarjutus kalades. Okei, no järgmine selline suur sündmus, eks ole? Ja see tuleb siis 5. maia siin. Aga 5. maja on ju puhtalt isikliku rõõmu, loovuse ja romantika maja, eks ole? Ja lastega seotud teemad ja. No see kõlab siis nii, nagu siin rebitakse sõna otseses mõttes kaheks, et ühel pool on uued kohustused sõprade ja kollektiivi ees, teisel pool meeleheitlik vajadus oma isikliku ruumi järele.
Kuidas siin siis mitte plahvatada? no siit tuleb mängu Neptuun ja Neptuun kipub tekitama sellist paksu udu. Udu lausa, jah? No selles mõttes, et asjad ei ole siin selged, et Neptuun toob illusioone ja tühje lubadusi. Inimesed sinu ümber ei pruugi üldse ise ka aru saada, mida nad suudavad hetkel pakkuda. Või mida nad üldse ise tahavad, eks ole? Just, ehk siis kõige halvem, mida praegu teha saab, on kuskilt frustratsiooni pealt mingisuguseid radikaalseid muutuseid tegema hakata. Et tuleb leppida sellega, et plaanid lähevad lihtsalt sassi. Ja võib-olla tasuks oma teravad arvamused ka enda teada jätta. Absoluutselt, et lähinädalatel hoia selles osas siis väga madalat profiili. Ehk siis kokkuvõttes peamine on hoida oma suured ametikohustused ja elumuutused teadlikult enda käes. Ja mitte lasta sellel emotsionaalsel udul otsuseid langetada, et ees on ikkagi väga suured muutused. Nüüd on võib-olla õige aeg siis enda käest päriselt ja otse küsida, kui palju sinu praegustest karjääri eesmärkidest on päriselt sinu enda omad ja mitu oled sa tegelikult lihtsalt ühiskonnalt üle võtnud? Et mõtle sellele, sellepärast et kosmos lööb selle malelauba nagunii uppi siis. Ja kas oled valmis teiste ootustest loobuma, et teha ruumi oma tõelistele eesmärkidele? Võtame nüüd ette sinu, jah, just sinu, hamburi tõusumärgi esindaja, kes sa üle kõige vabadust armastad, sinu augustikuu seisud. Et meie eesmärk on aru saada, mis juhtub siis, kui suured unistused põrkavad täiega kokku igapäevase reaalsusega. Täpselt nii ja see kuu on tõeliselt täis siis tohutuid kontraste. Jaa, absoluutselt. Et me alustame kusagilt kaugetest horisontidest ja siis me laskume väga konkreetselt teie koduseinte vahele. Nii et vaatame, kuidas neid energiaid üldse enda kasuks siis tööle panna. Just, hakkame siis järjest minema, eks. August algab ju nagu ikka selle tuttava silmaringi laienemisega. Ja fookus on tugevalt siin 9. majal ja eriti oluline on siin 12. augusti täielik päikesevarjutus Lõvis. Päikesevarjutus kõlab kuidagi võimsalt, mida ta täpselt teeb? No see on selline väga suur energia, see teeb maailmapildi avardumisest ja uute asjade õppimisest teie jaoks lausa terve aasta teema ja Merkuur liigub ka sinna. Nii et tekibki selline tohutu nälg uute teadmiste järele? Absoluutselt, et teil on füüsiline vajadus elufilosoofiaid uurida. No see kõlab nagu, seisaksid kuskil mäe tipus ja näeksid lõpuks kilomeetrite taha. Jep, nii on. Aga oota, kas see tähendab, et peaksid kohe praegu kohvrid pakkima ja kuskile ära lendama, et seda energiat ära kasutada? No see reisimine on tõesti siin toetatud, aga? Aga? No see ei tohiks olla lihtsalt mingisugune rannapuhkus. Sa pead siin päriselt minema sinna, kus sa puutud kokku teistsuguste eluviisidega. No soo, et saaksid midagi uut õppida selle käigus. Just, et väljakutse on selles, et sa pead kasvatama oma vaimu. Okei. No seal mäe tipus on muidugi väga tore unistada ja maailma vaadata, aga keegi peab ju arveid ka maksma, on ju? Just, ja siin tuleb see asja tuum, sest et kuu teisel poolel liiguvad Päike ja Merkuur 10. majja. See on ju karjäärimaja, eks ole? Just, et fookusesse tuleb siis karjäär, sotsiaalne staatus ja Veenus on seal kuu esimestel päevadel, nii et autoriteedid ja ülemused on teie suhtes juba soodsalt meelestatud. Okei, no see kõlab ju ideaalselt. Aga mul on tunne, et kuskil siin peitub mingisugune konks ikkagi. No jah, sest et 11. augustil läheb Marss 8. majja. Ja Marss on ju sõjaplaneet nii-öelda. Jep, ja 8. maja esindab ühiseid vahendeid ja raha ja partnerlusi. Nii et see toob kaasa Vaidlused raha üle? Täpselt, ja potentsiaalsed sellised tahtekonfliktid. Sa võid tõesti tülli minna sellisel teemal, kuidas ühist omandit või ressursse jagada. Kas see siis tähendabki, et meie särav karjääriplaan ja harmooniline koostöö võivad lihtsalt komistada mingisuguse tühise rahatüli otsa? Jah, et kahjuks küll.
sellepärast, et Marss tahab, et sa ennast kehtestaksid, aga kui sa oled partnerluses liiga järeleandmatu või pillav, siis see lööb kaardimaja kõikuma, jah? jah, et kogu see stabiilsus võib kõikuma lüüa küll. Seetõttu praegu ei ole kohe kindlasti see aeg, kus laenu näiteks võtta. No see on päris korralik reaalsuskontroll, see sisemine pinge laienemise ja vastutuse vahel. Jah. See toob meid tegelikult otse kuu lõpusündmusteni, kus ma saan aru, et kodu tõmbab korralikku pidurit siin. Ja et 28. august toimub meil kuu varjutus kalades ja tuleb teie 4. majja. Nii, ja see tähendab? No see loob sellise väga tugeva telje, et kodu versus karjäär ja emotsionaalsed seenid seal kodus või mingisugused mured pereliikmetega hakkavad Takistama tööd või? ja et hakkavad takistama teie ametialaseid püüdluseid. See on nagu ankur, mis lohiseb kuskil merepõhjas, kui laev tahab tegelikult täiskiirusel edasi liikuda, on ju. Aga kuidas siis üldse tasakaalu leida, kui töö tahab kogu tähelepanu, aga kodu nõuab samuti oma? No kompromissidega ei jää muud üle. Ja lisaks on 4. majas Neptuuni mõju, nii et võib esineda palju sellist ebaselgust ja segadust. Et sa võid asju ka natuke valesti mõista. Just, et tuleb igal juhul hoiduda andmast mingeid suuri emotsionaalseid lubadusi, mida sa tegelikult täita ei suuda ja kohustused tuleb ka ikkagi väga hoolikalt paika panna. Okei, no see on ikka päris intensiivne. Võtame siis asja kokku. Lühidalt on august sinu jaoks uute horisontide avastamise aeg, eks ole? Aga sa pead leidma selle viisi, kuidas kogu see tohutu uus avarus mahutada ära oma olemasolevasse karjääri ja ka kodusesse ellu. Täpselt nii, et see tasakaal on siin kõige olulisem. Nii et me jätame su täna siin ühe mõttega, mida endaga kaasas kanda. Kui sa tuled tagasi nendelt oma rännakutelt, olgu need siis vaimsed või täitsa füüsilised, siis mõtle, kas sinu vana kodu ja senised suhted on üldse enam valmis seda uut ja avaramat sind vastu võtma? Kujuta ette, et sinu pangakonto, salajased hirmud ja kõige lähedasemad suhted tõmmatakse korraga täiesti halastamatult alasti. See on sinu reaalsus, Kaljukitse tõusumärgi esindaja nüüd augustis 2026. Jah, siin ei ole üldse ruumi mingisugusele pinnapealsusele, et planeetide seisud tekitavad praegu ikka päris suure pinge. No see on selline sisemise puhastumise versus äärmuslik laienemisvajadus, konflikt võib-olla. Me vaatamegi täna ja võtame siin lahti need seisud ja selle teekonna, mis algab suht ebamugava sisekaemusega ja viib igasuguste ootamatute keerdkäikudeni. Just, ja alustame kohe kuu kõige kaalukamast sündmusest. Et 12. augustil toimub täielik päikesevarjutus teie 8. majas. 8. maja ja varjutus, see on nagu mingisugune halastamatu kosmiline audit sulle ja su partnerile ühiste rahaasjade kohalt, ma mõtlen. No ma selle auditi võrdlusega päris ei nõustuks. Miks siis? Sest laenudest peaks ju eemale hoidma. Ja aga keegi ei tule väljaspoolt sinu pabereid ju kontrollima, et sa oled iseenda kõige karmim audiitor praegu, et 8. maja on teiste inimeste ressursid, pärandused, võlad, aga ka meie kõige sügavamad ja psühholoogilised tabud. Okei, ehk siis see varjutus teeb seal pigem sellise täieliku restardi. Just, mõtle nii, et kui su partneri sissetulekud ootamatult muutuvad, siis see lööb sinu turvatunde ju kõikuma, mis omakorda sunnib sind küsima, et mis on minu tegelik väärtus. Ja eriti arvestades, et Merkuur on samal ajal seal samas majas. Merkuur on ju see suhtluse planeet, nii et sa ei saa enam lihtsalt ilmast rääkida siin. Jah, täpselt. Et sa oled sunnitud rääkima rahast. Nii et läbirääkimised, olgu siis eluasemelaen või mingisugune kindlustusleping, need on praegu ilmselt väga intensiivsed. Sest mängus on ju su alateadlikud tungid nii-öelda. Jah, sest et sa pead vaatama otsa oma varjatud kohustustele. Kui sa seda ei tee, hakkavad need hirmud sind lihtsalt märkamatult juhtima. No see kõlab kurnavalt ja see pidev ühiste ressursside lahkamine viib ju pinge paratamatult otse lähisuhetesse.
11. augustil liigub Marss 7. majja. Marss on ju nii-öelda sõdalane. Jep, ja 7. maja on partnerlus. Kas see siis reaalselt soovitab elukaaslase või no ma ei tea, äripartneriga teadlikult konflikti minna, et suhet parandada? See natuke hullumeelne, kas pole? No see kõlab jah, paradoksaalselt küll jaa, aga vaatame planeedi trajektoori. Enne 7. maja oli Marss sinu 6. majas ja 6. maja on kohustused ja teenimine. Nii et kaljukitsena sa muudkui rabasid tööd teha, surudes tunnustuse vajaduse lihtsalt alla. Just, ja see allasurutud viha või pettumus manifesteerub sageli puhtfüüsiliselt kehas. Näiteks mingisuguse seletamatu põletiku või ka palavikuna näiteks. Ehk siis keha lööb selle ise välja, kui emotsioone kinni hoida. Just, ja kui Marss läheb nüüd sinna partnerlusse majja, tuleb need välja ütlemata asjad nii-öelda lauale tuua ja konflikt on sel hetkel suhteliselt vältimatu, sest kompromisse on üsna raske teha. Aga see on vist hea konflikt, selline, mis puhastab õhku veidi. Just. Nüüd, kui sa suudad selle energiaprobleemi lahendamisse ära suunata, siis see toimib tegelikult nagu puhastustuli. Et teed sellest sellise ausa, aga valusa vestluse ja koostöö muutub siin palju tugevamaks. No pärast sellist finantsilist ja emotsionaalset pesumasinat on täiesti loogiline, et inimene otsib väljapääsu, mingisugust avarust, on ju. On küll, jah. Sa oled terve kuu nagu suuminud kaameraga mingisse ebamugavasse detailsesse, ma ei tea, kihti ja nüüd kuu teises pooles tahad sa välja suumida, et siit suuremat pilti näha. Jah, no see on väga hea võrdlus, et pärast seda survet sa vajadki sellist avaramat perspektiivi ja Päike ja Merkuur liiguvad sul 9. majja ja see valitseb reisimist ja uusi teadmisi. Ehk siis fookus suunatakse nüüd tulevikku. Ehk siis sa ei taha minna kuhugi rannapuhkusele, vaid otsid midagi, mis maailmapilti ka laiendaks. Absoluutselt, ja siin tuleb mängu veel ka Veenus, mis liigub teie 10. majas ja see on siis karjääri avalik kuvand. Aga Veenus karjäärimajas, kuidas see täpsemalt neid uksi seal avab? Ta pehmendab teie professionaalset pilti ja sa kiirikad sellist rahulikku energiat, mis tõmbab inimesi ligi. Eriti autoriteedid ja sinust vanemad teejuhid on sinu suhtes praegu väga soohivad. Nii et me särame tööl ja kõik sujub ja esteetika on ka vist paigas, eks ole? Jah, et see on kõige parem aeg esteetilisteks muutusteks kontorikujunduses, näiteks kuni, ma ei tea, mingisuguse brändi kuvandini välja, et su maitse on väga-väga hea. Okei, no me lendame seal avarustes ja kõik on ilus, aga me ei saa vist pilvedesse jääda. Kuu lõpus 28. augustil on ju see osaline kuu varjutus 3. majas. See läheb vist eelnevaga ikkagi täiesti konflikti. No läheb ja, et 3. maja on meie selline ümbruskond, meie lähikeskkond ja igapäevane suhtlus ja dokumendid ja ka lühireisid. See on selline tüüpiline lähedase ja kauge vaheline konflikt, millest me enne rääkisime. Kuna see on kalades, siis Neptuun viskab vist ka oma vimkad siia sisse ikkagi. Jah, et just Neptuun on see illusioonide meister, et see tähendab, et faktid on praegu väga hägused, eriti juriidikas. Et dokumendid või mingid lepingud võivad osutuda valeks. Ja termini ettevaatlikkus on siin väga-väga vajalik, võib-olla mingid kirjad kaovad ära, asjadest saadakse valesti aru ja see võib tekitada ikka korraliku kaose. No täitsa lõpp, on ju. See toobki meid tagasi algusesse kogu selle detailsuse ja auditeerimise juurde. Jääb üle vaid küsida, milline hiljuti lendu lastud või kiirustades öeldud sõna või tähelepanematult antud allkiri võib just nüüd varjutuste hooajal bumerangina sulle otse tagasilöögi anda. Kujuta ette olukorda, kus sa lähed väga intensiivsesse suhteteraapiasse, mis ühel hetkel muutub täiesti sujuvalt mingiks halastamatuks finantsauditiks. Tere tulemast, hea veevalaja tõusumärgiga kuulaja! Ja, et see pilt on väga tõene praegu, et meie eesmärk siin täna ongi vaadata neid seise, mis panevad
ilmselt reaalselt proovile nii teie lähisuhteid kui ka otseselt teie rahakoti. oota, aga kust see kõik siis üldse pihta hakkab? Et see fookus liigub üsna loogiliselt. Me alustame 7. majast ehk partnerluse valdkonnast. Sealt liigume vaikselt sügavamale 8. majja, mis juhib ühisvara ja lõpuks maandub kogu see pinge otse teise majja. Ehk konkreetselt isikliku pangaarve peal, on ju? Just nii, et ja otse teie väärtushinnangute valdkonnas. Nii, aga arutame siis selle samm-sammult lahti. 9. augustil liigub Merkuur sinu 7. majja. Veevalajale on ju muidugi täiega meeldiv see oma peas asju lahendada, aga ma eeldan, et praegu see nii ei toimi. No väga ei toimi ja et sellepärast vajab praegu teiste inimeste teadvust, et omaenda mõtteid peegeldada, et vaikimine on hetkel kindlalt kõige halvem strateegia. Isegi siis, kui rääkimine toob kaasa mingi suurema tüli või? Jaa, absoluutselt, et isegi üks korralik tuline vaidlus toob teile praegu rohkem selgust, eriti kuna Veenus liigub 9. majja ja te tunnete tõmmet inimeste poole, kes on teist täiesti erinevad, et see teistsugune vaatenurk on siin väga-väga vajalik. Aga oota, 12. august tuleb meil ju täielik päikesevarjutus otse sinna samasse 7. majja. See on nagu mingi kosmiline voolukatkestus. Kas kõik suhted jooksevad nüüd lühisesse? No ma ütleks, et see on teie jaoks terve aasta kõige olulisem sündmus. Pinge on laes ja kõik nii-öelda praod suhete vundamendis tulevad väga halastamatult nähtavale. No, aga kevadel olid meil ju ka varjutused, et miks see augusti oma nüüd nii eriline on? No sellepärast, et kevadised varjutused tegelesid sellise laiema pildiga, aga see siin tabab väga täpselt teie üks-ühele suhteid ja siin on üks oht. Varjutus toob sageli kaasa just sellise pimeda impulsiivsuse. Et kiirustades tehtud otsused maksavad pärast valusalt kätte. Just pinge all tehtud kiired sellised muutused on praegu väga ohtlikud, ehk siis on vaja raudselt sellist kannatlikkust. Okei, aga enne kui me sinna ühisvara juurde läheme, räägime korra tervisest ka. 11. augustil siseneb Marss sinu 6. majja. See on ju rutiini ja teenimise maja, aga Marss on ju ka sõja ja iseseisvuse planeet. Talle ei meeldi ju kedagi teenida. No ei meeldi jah, et teie töötahe on muidugi suur ja suudad täita, ma ei tea, tänase naudingu täielikult homse eesmärgi nimel võid edasi lükata ja teeks ainult tööd, aga siin ongi see ohtlik koht. Mis mõttes ohtlik? Marss on liiga agressiivne selle igapäevatöö jaoks. Jah, et kui sa pead töötama teiste heaks, aga tegelikult tahad tunnustust endale, tekib ju suur sisemine nii-öelda hõõrdumine ja kui sa surud selle pahameele lihtsalt alla ja teed vaikides tööd, siis see kuumus ei kao mitte kuskile. Ehk siis vaimne frustratsioon muutub otseselt füüsiliseks probleemiks, et mingi ootamatu põletik või palavik näiteks. Jah, et keha lihtsalt reageerib sellisel juhul sellele alla surutud tulele ja lahendus on leida töös maksimaalselt autonoomne roll, et see kuumus saaks siis nii-öelda ohutult välja tulla. Selge pilt, aga läheme nüüd sinna keldrisse. 23. ja 25. augustil liiguvad Päike ja Merkuur vastavalt siis 8. majja. Mulle kangastub pilt, kus keegi lülitab sisse ereda taskulambi ruumis, kuhu me vabatahtlikult vaadata nagu ei tahaks. Ja et 8. maja on traditsiooniliselt ka muide surmamaja, aga no me ei räägi siin muidugi füüsilisest lõpust, et võib-olla tõusevad hoopis esile siin maksuküsimused, kindlustused, ühisraha teemad. Ehk siis fookuses ei ole enam see, kellega me koos oleme, vaid see, mida me reaalselt jagame. Ja igasugused hirmud ujuvad ka siin pinnale. Ja et see keldri valgustamine tähendab mingisugust sõltuvuse või vana mõttemustri hääbumist. See on nagu psühholoogiline selline survekatel, et parim strateegia on võtta see taskulamp enda kätte ja rääkida partneriga rahast otsekoheselt. Lihtsalt lüüa teemad võib-olla lauale ja mitte põgeneda.
Just, et mis toob meid sellise finaalini, et 28. august on meil ju kuu variputus, mis tuleb teie teises majas. Ja see on siis see koht, kus suhetest ja ühisvara keldrist alanud teekond jõuab kolinal tagasi minu isikliku rahakoti juurde. Ootamatud arved ja kõik see, jah? Just, täpselt. Sinu enda väärtus ja kellegi teisega jagatud vahendid asuvad nii-öelda vastamisi. Et teine maja nõuab siis tasakaalu sissetulekute ja väljaminekute vahel. Aga siin on väga selline suur ohumärk. Ja teine planeet segab jällegi siin vahele. Ja et see Neptuun osaleb ju selles seisus, et tema toob kaasa illusioonid, udupilved ja varjutus muudab sellised piirid hästi häguseks siin. Ehk siis ei mingit kinnisvara ostmist või mingite laenulepingute tegemist puhta emotsiooni pealt. Kindlasti mitte jah, et lubadused ei pruugi siin üldsegi mitte vett pidada. Ärge tehke ühtegi suurt finantsotsust ennem, kui kõik faktid ja numbrid on selgelt nii-öelda paberi ja mitu korda ka üle kontrollitud. Ehk siis diil, mis tundub nagu elu võimalus, võib tegelikult olla puhas majanduslik must auk. Täpselt. Ja fakte kipub siis praegu pigem ikkagi nappima. Nii et kokkuvõttes, kui august tõmbab su lähisuhete vundamendilt viimasegi katte, siis tekib üks päris karm küsimus. Kas sa oled valmis endale peeglisse vaadates ausalt tunnistama, mis on tegelikult sinu, mis on sinu partneri ja kas see, mis on väidetavalt teie ühine, üldse eksisteerib väljaspool teie mõlema ettekujutust? Kujuta ette, et sa ehitad ideaalset detailideni lihvitud lossi, aga samal ajal tahab keegi sind vägisi kuskile randa pidutsema tirida. Just, ja selline paistabki see kalade tõusumärgi kuulaja 2026 aasta august. Muugime need teemad siis lahti. Miks sul on augustis tunne, nagu gaas ja pidur oleksid korraga täiesti põhjas? Ja ees ootab meil siin lausa kaks varjutust ja need käivitavad siis sellised uued ja pikad tsüklid ja alustame kohe siis kuu algusest, sest et fookus tuleb teie 6. majja. Oota, 6. maja on ju see töö ja rutiin, eks ole? Just, et 12. augustil on meil päiksevarjutus lõvimärgis ja see toob siis tervise, toitumise ja võib-olla ka tööolud tähelepanu keskpunkti. Ja seda terveks aastaks. Jah, ja kõik see, mis on teie rutiinis või ma ei tea, kas ka tervises näiteks aastaid paigast ära olnud, tuuakse nüüd siis päevavalgele ja lahenduste edasilükkamine ei ole siin enam versioon. No see kõlab nagu teeksid oma igapäevaelus mingisugust kapitaalremonti, eriti arvestades, et 9. augustil liigub sinna samasse 6. majja ka Merkuur. Absoluutselt, et Merkuur on seal nagu mingi hiiglaslik suurendusklaas, et sa näed iga detaili väga selgelt, mis on mingis vaimses töös täiesti ideaalne. See on väga hea aeg ülemusega näiteks protsesside optimeerimisest rääkida. Oota, aga kui ma suunan selle sama suurendusklaasi oma töökaaslaste peale, siis kas ma mitte ei kõrveta neid ära? Jah, see oht on ka siin olemas, jah. Kuidas ma siis säilitan objektiivsuse nii, et mu enda ego või terav keel teistest lihtsalt üle ei sõidaks? No loogika on siin tegelikult lihtne, et Merkuur seal 6. majas tõmbab teie enda ego küll tahaplaanile, aga teeb teid kriitilise meele teiste suhtes väga teravaks. Ehk siis ma näen ebaefektiivsust ja tahan selle kohe ära parandada. Just, aga see ignoreerib emotsioone ka. Kui sa tahad suhteid rikkuda, pead sa tegelikult suunama selle energiaprotsessidele, mitte inimeste muutmisele. Et sinu selline objektiivne tõde võib teisel olla väga valus rünnak. Okei, no see seletabki, miks pelgalt tööst ei piisa ja varsti hakkab tekkima mingisugune sisemine mäss. Et sellepärast, et samal ajal, kui
aju tahab kõik kuskile tabelitesse panna, on Veenus 6. augustil kaalude märgis ja liigub tee 8. majja. Vot ja see toob vist sügavust juurde meile siia, jah? Jaa, et suhted omavad siin siis emotsionaalset sügavust ja see toob kaasa sellise sisemise transformatsiooni ja tegelikult ka väga hea pinnase raha liikumiseks partneri või näiteks panga kaudu. Aga siis 11. augustil virutab Marss Vähis sinu 5. majas nagu ukse jalaga lahti ja nõuab meelelahutust, sporti ja romantikat. Täpselt nii, et see viib igasuguse distsipliini nii-öelda nulli. Ja kuidas see üldse võimalik on, kuidas ma suudan hoida siis seda 6. maja rutiini, kui Marss tahab lihtsalt lustida ja muudab kõik asjalikud ülesanded täielikuks piinaks? No ega siin ei aitagi tegelikult muu kui energiateadlik suunamine, et Marss 5. majas annab sulle väga suure füüsilise loengu. Nii et ma ei saa seda ka tegelikult lihtsalt maha suruda. Ja kindlasti mitte, et sa püüad seda, kui sa seda maha hakkad suruma ja ainult kohustustele keskendud, siis see tekitab väga suurt frustratsiooni ja noh, tegelikult on siin vaja rütmi. Nii et kuu esimest poolt peaks võib-olla rakendama siis raskemateks tegevusteks, eks ole? Jaa, et võta 6. maja selgus ja tee ära planeerimist nõudvad ülesanded, aga sa pead andma Marsile väljandi, näiteks läbi spordi või mingisuguse mängulisuse, et see on siis nagu selline ventiil, mis laseb seda pinget sealt välja. Okei, nii et päeval tabelid ja plaanid ja õhtul siis trenni näiteks. Aga see sisemine pinge voolab vist paratamatult ka suhetesse, on ju, sest kuu teises pooles liiguvad Päike ja Merkuur Neitsi märki ja otse sinu 7. majja. Jah, et üks-ühele suhted muutuvad siin korralikuks proovikiviks. Et need nõuavad siin suurt pingutust. Ja siis kulmineerub kogu see keemispunkt 28. augustil osalise kuuvarjutusega Kalades otse sinu 1. majas. Just nimelt. Ja 7. majas on Päike, mis valgustab halastamatult kõik teie suhete kitsaskohad. Ja kui kuuvarjutus on 1. majas, ehk siis seal on teie identiteet, siis kõik alla surutud tunded tulevad ju pinna peale. No see kõlab nagu mingi tohutu surve, see tekitab vist impulsi lüüa plats puhtaks ja teha väga radikaalseid otsuseid. Jah, aga tegelikult on siin oluline, et see aeg ei ole tõsisteks läbirääkimisteks ja kompromiss on ilmselt kõige parem tegevus siin. Oota, aga miks? Kui see Päike seal 7. majas näitabki mulle tegelikult kristallselgelt, et partnerlus on kurnav ja imeb mind tühjaks, miks ma ei võiks lihtsalt asja ära lõpetada? Sellepärast, et varjutused tegelikult pimestavad meid ja me ei tohi siin unustada ka Neptuuni. Okei, Neptuun on kalade valitseja, eks ole, et kuidas see siin töötab? No Neptuun tekitab sellist udu ja selle tohutu sellise emotsionaalse pingi all hakkab aju otsima ju kiiret väljapääsu ja loob sulle reaalsusest lihtsalt mingisuguse illusiooni. Ehk siis ma ei näe tegelikult olukorda faktiliselt, jah? Just, et sa näed seda nii nagu su hirmud või mingisugused nii-öelda pääsemissoovid sulle seda maalivad. Kui sa teed seda afektiseisundis, teed mingi muutus ära, mis tegelikult ju põhineb mingisugusel moonutatud tajul, mitte siis tegelikkusel. Selge, ehk siis kogu augusti võti taandub tegelikult ühele ainsale sõnale ja see on ajastus. Tegele oma tervise ja tööasjadega kohe, sest päikesevarjutus on rongi juba liikuma lükanud. Just täpselt nii, aga suured otsused partnerluses pane ootele järgmisteks kuudeks, siis kui varjutuse tolm on langenud ja Neptuuni udu hajunud. Aga ma jätan sind, kallis kuulaja, täna mõtlema ühe väga sügava küsimuse peale. Ja mis juhtub siis, kui sinu enda illusioonid praegusest olukorrast ongi tegelikult suurimaks takistuseks selle tõelise ja sügava
partnerluseni jõudmisel. Mõtle sellele. Nii, aga tõmbame nüüd sellele kõigele joone alla. August ei ole selline aeg, kus võib pea liiva alla panna, sellepärast et prožektorid valgustavad ja leiavad teid sealt ka ülesse. Just, leiavad küll ja see ei ole siin lihtsalt kuu, kus asjad niisama juhtuvad, see on nagu kosmiline selline auditeerimine. Ja see sunnib meid ehitama tugevamat vundamenti, sest no olgem ausad, esile tulevad kõik need pehkinud palgid meie elus. Seda ei tasu karta, sest seda tuleb just vastupidi aktsepteerida. Täpselt nii, need teadmised on väärtuslikud ikkagi ainult siis, kui sa suudad neid kriitilisel hetkel ka objektiivselt rakendada. Eriti siis seal kuu lõpus, keset seda keeristormi, kui midagi puruneb, siis astuge samm tagasi, vaadake seda asja natukene kaugemalt. Distantsilt nii-öelda, jah? Jah, ja ärge samastuge selle draamaga, vaid küsige, mida see draama teile siis varjatud konstruktsioonide kohta tegelikult õpetab, mis oli nagunii juba hapu ja vajas eemaldamist. Mida see draama mulle mu enda konstruktsioonide kohta õpetab? No see on suurepärane mõte. Ja enne, kui me tänaseks otsad lõplikult kokku tõmbame, tahan ma pöörduda sinu poole, kallis kuulaja. Kus on sinu elus praegu see üks võib-olla suhe, üks kohustus või mingisugune kramplik harjumus, mida sa oled siiani järjekindlalt ignoreerinud lihtsalt seetõttu, et harjutuse valgus pole sinna veel jõudnud. Sa tead ju väga hästi, kus see on. Võib-olla on kätte jõudnud aeg see pragunev kivi ise vabal tahtel välja vahetada, enne kui Augusti energiat selle otsuse sinu eest ära teevad. Just, ja suur aitäh, et liitusid täna meiega sellel teekonnal. Hoidke meel selge ja kohtume juba uuel korral. Kõike head teile!